et eriti kõik kuulama. Mina juba kuulasin, olen seda varem tutvunud selle 8 nädalase programmiga, aga ikkagi oli nii hea uuesti kuulda ja kinnistada oma teadmisi. Minu taust pärineb natukene sellisest Nõukogude Liidu tüüpilisest emast, kes kokkas hästi palju vaaritas. Ja kuna mul on 5 last, siis ma ka oma esimese lapsi, ma sain 22-selt emaks juba, siis ma ikkagi toitsin neid ka kartuli ja hakkliha. Ja siis läbi niimoodi 15-aastane on ta juba varsti, et 15 aasta jooksul ma tunnen, kuidas ma olen teadmisi saanud siit ja sealt, kuidas nagu lapsi paremini toita, kuidas ise paremini toituda. Et ma vahepeal tundsin, minu jaoks oli, ma mäletan, ma päris tihti oma mehe käest küsin, et kui me sõime ära, ma tegin ise koduse toidu, sõime ära suure portsu kartulit ja hakklikastet ja selline täiega kõik kassivad diivani peal, et midagi on nagu nii naljakas, et nii väsinud olime. Täna ma tean, miks see nii oli, sest me kannatasime kõik glükoosipiigi peal või all. Aga jah, ühesõnaga ma tunnen, et ma olen arenenud ja õppinud toitu valmistama aja jooksul. Nagu üritanud olla tervislik, et meil nagu maiustused ei ole vabalt olnud kodus saadaval, aga samas ma ise olen ka selline, kui sa nüüd rääkisid sellest roller coaster'ist, ma ei jõudnud kirjutada, Mhm. aga mina olen kindlasti väga suur kannataja Ameerika mägede all, et ma tundsin ennast väga ära selles, et ma töötan kodukontorist. Siis mul on lastele, meil on umbes 40 huvi- ja hobitegevust nädalas. Hästi palju tuleb taksot teha, taksosõita siis endal minul, mis tähendab, et söömine oli hästi ebaregulaarne. Ja tõesti need Ameerika mäed, see tunne, et ma söön ära ühe kiire granoolabaari ja siis 15-30 minuti pärast tahaks juba midagi veel ja siis tahaks juba midagi veel, et see oli väga-väga mine. Mhm. Selline oli mu toitumine siis enne selle aasta veebruarikuud. Ja väga, selles mõttes on üsna selline tüüpiline tegelikult on ju, et selline lugu, ma usun, et ikka ollakse harjunud selle hästi nagu Eesti-pärase koduse toiduga, ja no vaata nagu ma siia lihtsalt vahele ütlen ka selle, et väga tihti ju kasutatakse ka seda mõtet, et aga näed, vanasti ju söödi nii. Ja tegelikult jaa, oligi vanasti, noh, mis iganes see vanasti kellegi jaoks tähendab, oligi teistmoodi, aga fakt oli ka see, et inimesed ikkagi üleüldiselt olid liikuvamad, toit oli vähem rafineeritud, toitu ei saa, meil ei olnud selles mõttes noh, isegi ju veel 30 aastat, noh jah, võiks siis öelda tagasi, ei olnud ju meeletult suuri kaubanduskeskuseid, kuhu ma võisin minna ja osta sealt mida iganes ma tahan või vähemalt siin suuremates linnades voltida endale kõiki asju, mille isu on endale ukse taha, ehk siis ikkagi me ei saa päris praegu võrrelda seda, mis praegu on sellega, mis oli kunagi, sest et kogu see toidu kättesaadavus ja meie enda elustiil on nii palju muutunud, et seda kohe kindlasti. Okei, kas sul oli mingi hirm ka, enne kui sa programmiga liitusid, et ma tean, et sa oled sellele programmiga liitumisel päris palju pikalt mõelnud, et miks just nüüd ja oli sul mingeid mõtteid või hirme ka seoses sellega? Ähm, ma olin sellest kuulnud varem ka ja kuidagi ma olin lugenud Koosirevolutsiooni raamatut mõned aastad tagasi, sealt sain ka juba nippe, aga ma olen selline üksik hunt üldse ei tahaks olla. See ei kirjelda mind, et ma pigem mulle meeldis, mis ma nüüd tagantjärgi mis mulle väga meeldis selle programmis oli see, et meil oli nagu niisugune tugigrupp oli kogu aeg olemas, et ma ei olnud üksinda, kuigi ma ei teinud mitte ühegi sõbranna ega tuttavaga koos seda läbi. ma tegelikult olin üksinda, aga samas mul olid kogu aeg nagu need teised naised ja mehed, kellega me saime siis jagada, et see oli niisugune väga äge. Miks ma varem ei liitunud, oli pigem niisugune, ma tunnen, et see oli natukene ajastuse küsimus, et mul ma olen hästi sportlik, hästi palju üritan erinevaid asju teha lastega koos, ise üksinda ja siis sügisel sain vigastuse ja ma tundsin, kuidas oli palju reisimist sellistesse saiavabariikidesse nagu Prantsusmaa, Hispaania, siis Vietnamis sai palju riisi ja nii edasi, et ma tundsin, et natukene liikuvus vähenes ja kehakaal ei olnud enam nagu sellises minu mugavustsoonis, et ma nägin piltide pealt, et see ei ole nagu okei. Ja siis kuidagi jaanuaris
lendas see reklaam mulle Facebooki ja mõtlesin, et tead, et ma vist nüüd äkki peaks ikkagi proovima. Et ma ei ole selline, ma kartsin väga palju igasuguseid noh, nagu mul on õed teinud punktide lugemisi ja siis, kes on teinud sellist dieeti, kus ta sööb ainult 8 tunni jooksul. Ma teadsin, et mu keha läheb stressi sellisest asjast, kui ma mõtlen selle peale, et ma pean ära piirama enda kehal mingid tunnid, kui ma ei tohi süüa ja dieetidest üldse rääkimata, ma ei ole kunagi väga edukas nendes olnud ja ma tõsiselt kartsin, et see on midagi äkki sarnast, aga tegelikult üldse ei olnud, et see oli midagi hoopis teistmoodi. see sulandus nii hästi minu oma nagu esiteks minu eluga ja siis ma ka minu perega, mis on kõige olulisem, et ma ei tahtnud teha midagi sellist, mis on nagu natukene punnitamine minu jaoks ja siis pärast ma pean nagu oma perega kaasa saama. et ma kartsin, et sealt läheb lahknema, aga tegelikult tuli hoopis pere järgi mulle, mis on veel üks suur pluss selle programmi juures. ja seda on hästi paljud eelnevad osalejad öelnud ka, et alguses ikkagi enamasti tehakse seda iseenda pärast ja ma pigem ka soovitan seda teha eelkõige enda pärast. aga tihti, kuna noh, rohkem on naisi, et siis kuna nemad paratamatult on seal köögis toimetavad rohkem ja võib-olla ka vastutavad selle toidu eest, mis siis seal külmkapis on rohkem, et siis päris tihti ka teised pereliikmed tulevad sellega kaasa, et seda on olnud väga-väga näha ja isegi alguses, kui mõned mõned pereliikmed puiklevad väga tugevalt vastu, et siis noh, viimaseks nädalaks ikka tullakse juba kaasa. et seda on nii palju öelda, seda on olnud väga-väga äge näha, sest tegelikult niimoodi me saamegi ju mõjutada teisi inimesi ka enda ümber, ainult iseenda eeskujuga, et ega kui meie ees mingeid muutusi ei tee ja teadlikult ei toitu, et ega siis teised pereliikmed ka sellega väga kaasa ei taha tulla. Nii on. Aga mis need olid need kõige suuremad muutused, mis sa siis seal selle programmi jooksul iseenda ellu viisid ja millest sa tunned, et oli kõige rohkem kasu? mm,? Esiteks ma olin selline tihtipeale, noh, ütleme, ebaregulaarne toitumine oli kindlasti suur märksõna minu elus enne. et ma võisin vahest süüa hommikusööki alles kell 2, mõnikord lihtsalt, no ma tundsin, et ei ole nagu nii palju oli asjatamist ja siis õhtuks oli niisugune tunne, et ma õhtusöögi ajal olin koomasse ennast, sest ma olin päev otsa seda kerinud endal seda nälga ülesse ja vahepalad oli täiesti võõras teema, et mina ikkagi ajasin oma 3 tugevat söögikorda, kui ma noh, perega siis koos olin. et eks oli niisugust erandlikkust ka, aga just see, et kuidas ma siis ütlen, minu jaoks oli see natukene ootamatu, et ma sõin rohkem, et mul mees kõrvalt ja siis lapsed ütlesid, et emme söös nagu jälle sööd ja siis nagu jälle sööd, et selliseid vahepalasid oligi, et ma juba tundsin, et tegelikult kõht ei ole veel tühi, aga ajaliselt oli 2,5 tundi mööda läinud, aga kuna ma toitusin nii nii palju valgu ja rasvarikkamalt nagu kuidas ma ütlen, toit oli nii palju kvaliteetsem. ma olin selline, kes hommikusöögiks sõigi ikka suure korraliku, ma ei kujuta ette, mis see grammides oli, see võis metsik olla, siis ma arvan, mingi 3-4-kordne normaalne süsivesikute kogus putru. Õnneks oli see küll piimaga, aga siiski mitte piisavalt palju valku, et seda kõike süsivesikut nagu natukene tasandada keha jaoks. täna ma söön niimoodi, et ma teen endale ka muna kõrvale ja tihtipeale on niimoodi, et ma alustan, kas mind on veel kuulda? jah, on kuulda. ja ilusti oled kuulda. jah, et ma alustan, lõikangi endale viilu avokaadot, mul on pähklid, seemned, sellised asjad, mis ei ole tegelikult üldse raketiteadusega, ma lihtsalt ei olnud neid kuidagi endale nagu omastanud või omaseks teinud. ma ei uskunud neisse niimoodi, et nüüd meil on kogu aeg iga söögikorra ajal on erinevad noh, sihuke fondüü poisid. mul on 5 poega, et need poisid kutsuvad, et on pähklifondüü ja siis on seal hästi palju seemneid ja asju, et igaühel on oma lemmik, mis on hästi naljakas, et neil on erinevad maitsemeeled, aga kõik teavad, et nad peavad sööma pähkleid ja seemneid juurde. nüüd see ei ole isegi nagu kuidagimoodi enam küsimärk, kõik lihtsalt valivad, võtavad, et jah. mis ma enne tahtsin öelda,
nii palju mõtteid ja nii lihtsalt, palju mida kõike mõtteid tahaks ja ei, mida meil on tahaks väga jagada, head aga mõtted. toidu hommikusöögist rääkisin, et Just. nüüd, kui ma võtan jogurti või noh, Kreeka jogurt oli näiteks ka, ma ei tea, miks, ma ei olnud seda varem söönud, täna ma ei suudaks ilma ollagi. maitsestavad jogurtid, noh, laktoositalumatu olen ma ka, et siis minu jaoks ma olen leidnud oma lemmiktooted, mida ma ei olnud kunagi varem vaadanudki. et kui mul ongi taldriku peal muna, avokaado, siis on hästi palju juurvilju, mulle väga meeldib brokolit lisada, ma aurutan ära iga mõne päeva tagant värske brokoli, siukse kerge aurukollase nahjusüle ja panen külmkappi ja siis ma saan seda iga söögikorra juurde võtta, sest mulle väga maitseb brokoli, et ma panen natuke tšillit peale ja siis ma tunnen, et ma selle süsivesikuteni vahest jõuan, mul on kõht täis juba, aga ma tean, et keha vajab ka seda kiiret või noh, kui siukest süsivesikut, et siis ma ikkagi mõne ampsu võtan, aga selle programmi raames me no, tegime pilte oma toidust ja siis tihtipeale oligi, et ma alustasin sellest, et ma tegin pildi ära ja lõpuks ma ei jõudnud kogu seda kogust ära süüa, aga just süsivesikud jäid siis nagu lõppu, et kõht sai tegelikult normaalset toitu täis, sihukest head ja paremat, et vahepalad ja parem toiduvalik oli kindlasti asi, mis ma siit programmist endale siis juurde võtsin nagu enda elusse Mhm. ja regulaarne söömine, et kindlasti võin öelda, et see hajutatud niimoodi päeva jooksul, noh, ma täiskõhutunnet mitte täiskõhu, ma tahtsin öelda, ma tühja kõhu tunnet praktiliselt ei tunnegi, et see kogu aeg on nagu päeva jooksul hea olla. et see on väga, vanasti oli see normaalne, et ma tundsin niisugust nagu õhku hingan, et kõht on juba nii tühi ja see oli täiesti vale, et täna ma ei ole päris mitu kuud seda tunnet tundnud. Ja ma kujutan ette, kui jah, suur muutus see tegelikult on, et kuidas sa üldse ennast igapäevaselt tunned, et tihti ongi see, et ega me enne ei oskagi võrrelda, kui me ei tea, mis see hea tunne võib olla, on ju, et aga tihti jah. nii ongi. aga millised need peamised muutused sul siis kogu selle jah, mida sa kõige rohkem märkasid just nimelt enesetundes, kehakaalus, vaimses tervises, et milliseid muutuseid siis kaasa tuli no sellest kõige, programmist? ma panin, alguses oli siis meie eesmärgid vaja täita, onju, siis ma sinna panin, mõtlesin mingisuguse numbri, mõtlesin 70 kilo, onju. ma kaalusin programmi alguses 78,8. ja see oli nagu minu jaoks veider, et mul hakkas kehakaal, ma tegelikult toitusin rohkem, ma tundsin, mul on energiat. mul on, ja, uni oli väga, uni oli täiesti nagu, oih, ja ikka. keegi vist räägib sisse. nii, nüüd võib rääkida, et uni oli stabiilsem, ma tundsin ka vaimne tervis oli, mu süütenöör ei olnud enam selline lühike, et ma ei sõltunud oma sellest et see suhkur nagu, kuidas ma ütlen, tegi tühja kõhutunde, siis tühja kõhutundega koos oli väga raske olla ja niisugune anxious või ma ei oskagi öelda, niisugune närviline olin natukene, et kui ma tundsin, et tahaks midagi head saada ja ma ei saa seda ja siis sellist ei olnud enam, et vaimne stabiilsus, nahk loomulikult, muidu ikkagi sellest magusast ja just nimelt igasugused šokolaadi granoolapaarid, mida ma ka oma lastele andsin, mida me täna enam ei tarbi, tekitas sellist aknalaadset toodet. aga põhiliselt ikkagi see, et mu energia on päeva jooksul olemas kogu aeg, isegi kui ma trennist tulen, ma tean, ma saan jälle süüa. kõik, noh, ei olnud selliseid suuri roller coaster eid enam. Jaa, kujutan jah, seda oli ka kui sa jagasid ka selle programmi jooksul, et just nimelt sa said oma selle trenni ja toitumise ka hästi mõnusalt jonksu, et kuna oled väga sportlik, et siis ja selle programmi puhul ongi hästi äge see, et tegelikult seda saavad kõik teha kaasa ja kõigil, ükstapuha, milline su elustiil on, kas võib-olla noh, praegusel hetkel võib-olla kiirem või on sul hoopis sellist rohkem aega ja võimalust hästi iseendale
keskenduda. Oled sa väga-väga sportlik või hoopis veel ei ole nii spordiga nii sõbraks saanud, et siis tegelikult seda programmi ja seda toitumisstiili ja seda veresuhkru tasakaalustamist on võimalik igalühel enda ellu siis kohandada ja see ongi tegelikult selle programmi point, et see ei ole selline mingi dieet või ei ole ka mingisugune konkreetne toitumiskava, mida siis kõik inimesed hakkavad näpuga järgi ajama ja 100% siis jälgima, vaid tegelikult see annabki just nimelt selle teadmise, et kuidas sina saaksid iga päev võimalikult teadlikult toituda ja tegelikult noh, ongi hästi tugevalt ka näha seda, et inimesed ikkagi programmis nad toituvad mingil määral sarnaselt, aga ka erinevalt, et ongi ju inimestel erinevad eelistused, erinev elustiil, aga häid tulemusi, neid võib ju kõigile tulla, ehk siis ei pea olema see, et kõik nagu ühtemoodi toituvad ja näpuga mingisugust kava järgivad, vaid oluline on ikkagi see, et see toitumine oleks sinu elustiilile sobiv ja sa naudiksid seda, sest muidu jällegi hambad ristis pole ju ka mõtet miskit teha. Et Mhm. niimoodi ei jõua kahjuks ei jõua kaugele. Aga nüüd on programm läbi juba olnud mõni aeg ka sinu jaoks, et millega sa oled jätkanud ka peale programmi lõppu või mida sa sealt nagu hästi tugevalt kaasa endaga võtad, et millega kindlasti jätkad? Mm, programmi raames tegime läbi suhkruvaba kuu, nagu sa ka mainisid, ma veitsi kartsin seda, siis mõtlen, et ma ei ole nagu selline väga suur magusahammas, aga siiski magus mulle ikkagi ka maitses, et ma kartsin, et ma ei saa sellega hakkama, aga tänu sellele suhkruvabale kuule ma sain teada, kui palju lisatud suhkrut ma tegelikult tarbin ja see oli lihtsalt nagu, see oli hirmus tegelikult, et ma oma suhkruvaba elu. Ma kindlasti ei kavatse, tähendab, vabandust, ma ei taha nüüd, et kindlasti ei kavatse, ma üritan seda stabiilset joont hoida, et lisatud suhkruid võimalikult vältida. puuviljasuhkrud on juba piisav minu arust, puuviljad pärast seda suhkruvabat kuud, puuviljad olid nii magusad. ma läksin pärast kohe reisile, olin 2 nädalat Jaapanis ja ma kartsin, et ma ei saa hakkama. Kuidas ma siis nagu jälgin seda, et kuidas ma kogu selle programmi sinna kaasa toon. ja minul üllatuseks oli Jaapanis seda väga lihtne teha, sest nad toituvad väga palju fermenteeritud toidust. Neil, mis on ka väga kasulik kehale, mikrobioomile, mida ma siit programmist õppisin, millest ma ei olnud enne kuulnudki. võib-olla ma olin viimane inimene maa peal, kes ei olnud sellest kuulnud, aga nii lähedalt vähemalt mitte. Siis nad toituvad väga palju juurviljadest ja nad söövad ülimalt vähe töödeldud toitu. ja see on ka asi, mida ma programmi jooksul vaikselt endale, et näiteks pannkooke on võimalik teha mitte õliga panni peal, vaid ahjus. proovisin järgi ja kõik lapsed sõid. milleks neid siis õlises praadida üldse, kui on võimalik vähendada ka seda töödeldud nagu sihukest ülimat kuumtöötlemist. Siis mis ma veel, kiudaineid teadlikumalt olen toonud sisse, ka see oli minu jaoks, noh, ma olin kuulnud sellest sõnast ja minu jaoks oli väga huvitav see fakt, meil külalisesineja vist käis rääkimas, kui ta ütles, et kui mingi hetk maailm teadvustas endale valke, et hästi palju on vaja valke tuua, siis täna enam väga palju on probleeme kiudainetega maailmas. Eestis on õnneks hästi palju täistera ja sellised tooted, et eestlastele läheb isegi hästi, aga ma tunnen, et minu menüüs oli tegelikult ikkagi vähe, et ma täna olen väga palju rohkem kaunvilju näiteks sisse toonud oma menüüsse, mida ja kuidas siis kaunviljad koos teraviljaga eriti hästi mõjuvad kehale. et noh, lihtne, väga hea näide on sellest, et mul lapsed alati, nad tahtsid ka, me sõid meiega putru, sest nemad panime moosi, marju, banaani kõike peale, suur kogus ja nüüd koolivaheaeg on esimest korda, noh, me sööme, ma annan neile ka, neil on pigem valgurohke hommikusöök ja siis, kui koolivahel nad kodus on, nad ei kolista külmkappi kell 10 pärast seda, kui nad on hommikusöögi ära söönud. et nad lihtsalt, ma näen, et nad on õues, nad ei käi, ei otsi näljas enam midagi jälle süüa, sest muidu oli see, et me saime neile hommikusöögi sisse anda ja nad juba tulid köögiakna taha, et kuulge, et andke midagi süüa meile. ja seda ei ole olnud, meil on praegu koolivaheaeg ja ma just eile teadvustasin endale, et nii naljakas, et lapsed ei ole üldse nii näljased.
et nad küll kasvavad, vaata, et nad on kohe 15 ja 11 ja 10 sellised hästi aktiivsed ja sportlikud, aga see ka neile on kuidagi vaikselt kandunud edasi see, et nad ei ole nii roller coaster'i peal kogu aeg. ja piinapaten on neil suur sõber. nii et elu läks lihtsamaks jah, jah, jah. ei pea ja isegi tundub küll, kogu aeg jah, snäkke pakkuma jah. naljastele poistele, onju. Ja nii ongi. Kellele sa seda programmi soovitaksid? Kas sa üldse soovitaksid? Kindlasti soovitaksin, ma kirjutasin ka tagasisides, et minu jaoks, minu arvates võiksid selle programmiga kõik inimesed selle programmi korra elus kas või läbi teha lihtsalt sellepärast, et need teadmised makrotoitainetest ja kõigest, noh, seal oli 8 nädalat, igal nädalal oli üks teema, millega siis süvitsi mindi ja ma iga kord sain midagi põnevat teada, mida ma jagasin noh, näiteks lapsed, mul viiendik tuli koolist koju ja siis küsis, et neil oli ka toitumine olnud ja siis ta ütles, et emme, kas sina teadsid, et pool taldrikust peab olema roheline, et juurvilju ja köögivilju ja salatit täis. siis ma ütlesin, muidugi teadsin, et veerand ja siis nagu sellised teadmised, aga ja samas ta tuli koju, ütles, et emme, aga suhkrut peab kindlasti tarbima, umbes nagu vanaema juurest käid ära, et komm ei tee ju lapsele paha. aga siis seesama väikene teadmine, et suhkur ei pea olema ainult see valge suhkur, mida me tarbime, vaid see võib tulla puuviljadest, köögiviljadest, igasugustest muudest allikatest, mitte ei pea olema lisatud kujul. et sellised lihtsad asjad ja minu arust võiksid kõik sellised teadmised omandada. et ma ei oska küll öelda, kellele seda ei tohiks pakkuda. Ja, et seda ma ise ka hästi ikkagi ikka veel, kuigi juba on läinud selles mõttes paremaks, et inimesed on muutunud ka rohkem teadlikumaks ja huvi on ka kindlasti suurem üleüldisel sellise tervisliku toitumise ja tervisliku elustiili vastu. Aga ikkagi on neid murekohti ka veel päris palju ja noh, lõpuks ongi see, et ega nipsust ei saagi ju kõike korraga muuta, aga mis kõige rohkem rõõmu teeb, ongi see, et kõik, kes programmis osalevad, nemad jälle viivad neid teadmisi, mõtteid, nippe edasi oma lähedal olevatele inimestele ja äkki nemad siis omakorda annavad jällegi neid teadmisi ja mõtteid edasi, et eks lastega ju täpselt samamoodi, et lõpuks see, mida lapsed näevad koduses keskkonnas, on suure tõenäosusega ka see, mida nemad siis hiljem lapsevanematena oma lastele pakuvad enda koduses keskkonnas, et eks see kõik niiviisi ole. ja noh, ilmselgelt see tervislik toitumine on nii oluline, sest et me sööme ju iga päev, et võib-olla me trenni isegi ei tee igapäevaselt, aga toitumine on küll ju midagi, mis on iga päev meie elu osa kuni siis elupäevade lõpuni ja meil on väga suur vastutus ikkagi selle ees ka, et mida me iseenda kehasse paneme, sest et see mõjutab nii paljut, nii et jah, väga-väga äge. et tõesti, sind on jälle nii, selles mõttes on alati ju tore kuulata, et mina justkui olen selles mõttes kuidagi nagu enda peal juba nii mitu korda läbi teinud, et vahest minu jaoks on ka need juba sellised vanad teadmised ja kõik, mis veel, aga nii äge on alati kuulata seda, et kuidas need põhimõtted ja see programm tegelikult siis teisi mõjutab. Hästi, aga kes siin veel kuulavad, nii palju on teid veel kuulamas, et kui teil on veel mingeid mõtteid või küsimusi, näiteks tahate Maritilt midagi küsida või minult, et siis andke aga siin kirjakastis teada, et veel natukene jõuab. aga mina tänan sind väga, Marit, et sa tulid ja jagasid. on sul veel midagi siia, mis sa tahad siia lõppu öelda või juba on kõik öeldud? kõik on vist öeldud jah, aitäh nende küsimuste eest. just. ja kindlasti, kui nüüd tundub see programm sulle põnev, et siis oled väga-väga oodatud. alustame siis esmaspäeval nüüd uuesti. 8 nädalat see programm kestab, suvel nüüd seda programmi enam ei tule, et tuleb väike selline pausikene, nii et kindlasti, kui tahad ära kasutada võimalust, et siis praegu on hea aeg ja noh, eks see programm lõpeb ju ka täpselt vahetult enne suve ja tihtilugu just enne suvehooaega me tahame ennast tunda kuidagi eriti hästi ja kergelt ja noorena ja tunda ennast siis füüsilises kehas ka hästi, nii et
kindlasti olete väga oodatud, seal on retseptikogumik ka, et ma ei tea, kus need ahjupannkoogid, keegi küsib see ahjupannkookide retsepti, aga jah, retseptikogumik tuleb ka kõikidele Ja, osalejatele kaasa ja sooduskood on siis Kevad20, mis siis kehtibki kuni pühapäeva õhtuni. Ja sellega saab siis programmi hinnast –20% alla, mis on päris hea. Vot, aga aitäh kõikidele kuulajatele, kui on veel mingeid mõtteid, küsimusi, andke teada ja Marit, ja sulle ka veel kord suur-suur tänu, et tulid ja jagasid oma mõtteid ja edu sulle igapäevastes tegemistes ja ma siis loodan, et kui aasta pärast räägime kuskil, suhtleme, näeme, et siis on need head teadmised ja praktikad ikka veel sinuga. Kristjan, aitäh sulle.